Tere tulemast! Täna räägime millestki, mis Euroopat just praegu lõhestab. Tegelikult on tegu lausa kahe kriisiga, mis toimuvad samal ajal, aga täiesti erinevates kohtades. Üks neist leiab aset suurlinnade tänavatel ja teine riigipiirdel. Ja need ongi justkui tänased lahinguväljad Euroopa rändedebatis. Ja kõige selle keskmes on üks suur painav küsimus. Kas Euroopa kultuur, nagu me seda tunneme, jääb püsima? See on see hirm, millest paljud räägivad. Ja et sellele vastust leida või vähemalt proovida leida, peame me vaatama, kahte täiesti erinevasse kohta. Sest teate, see ei ole üks ja see sama lugu. See on pigem nagu kaks lugu, mis jooksevad paralleelselt. Üks on see, mis toimub linnade sees ja teine see, mis toimub piiridel. Ja kuigi need tunduvad erinevad, on nad tegelikult omavahel sügavalt seotud. Okei, alustame siis linnadest. Lähme vaatame, mis toimub kohapeal nendes suurtes pulbitavates Euroopa metropolides, sest just siin ei ole ränne mingi abstraktne poliitiline teema, eks ole. See on igapäevane reaalsus. Ja see reaalsus on tekitanud midagi, mida me võime nimetada sügavaks integratsioonikriisiks. Ja mis on eriti oluline mõista, on see, et see ei toimu kuidagi juhuslikult. Euroopa Komisjoni enda uuringud näitavad, et see sotsiaalne ja ruumiline eraldatus aina süveneb. Ja põhjus? Väga tihti peitub see eluaseme ja tööturupoliitikas. Sisuliselt luuakse poliitiliste otsustega nähtamatuid müüre erinevate linnaosade vahele, mis soodustavad kogukondade eraldumist. Vaadake näiteks seda Berliini graafikut. See näitab asja väga ilmekalt. Mõnes linnaosas on rändetaustaga elanike osakaal tohutult suur, teises päevu olematu. Ja siin me ei räägi enam lihtsalt, erinevatest linnaosadest. Me räägime põhimõtteliselt paralleelsetest ühiskonnadest, mis eksisteerivad ühes ja samas linnas, aga elavad täiesti erinevat elu. Ja just see ongi selle integratsioonikriisi süda. Okei, et aru saada, mida see kõik päriselus tähendab, lähme veel lähemale. Võtame ette kaks linna, Berliini ja Stockholmi. Huvitav on see, et mõlemad seisavad silmitsi üsna sarnaste tagajärgedega, kuigi põhjused, miks nad sinna jõudsid, on natuke erinevad. Nii, siin on hea võrdlus. Berliini puhul on peamine mure see, et uustulnukate majanduslik lõimumine on lihtsalt väga aeglane. Eluasemepoliitika surub inimesed teatud piirkondadesse ja sotsiaalne mobiilsus on madal. Stockholmis on pilt aga teistsugune ja isegi teravam. Seal räägitakse ühest Euroopas sügavamast etnilisest ja sotsiaalsest segregatsioonist. Äärelinnad on justkui omaette maailm võrreldes jõuka kesklinnaga ja isegi koolisüsteem süvendab seda ebavõrdsust. Nii et jah, kaks erinevat teed, aga tulemus on murettekitavalt sarnane. Ja just Rootsi näide on eriti, drastiline. Mõelge korraks, Rootsit tunti ju pikka aega kui humanitaarset supervõimu, aga nüüd käivad seal avalikud arutelud getolinnade üle. Räägitakse kasvavast kuritegevusest ja sellest, et riik peab oma kunagise kuulsa avatud poliitikat täielikult ümber mõtlema. See on tohutu nihe. Ja teate, need pinged ei ole mingi abstraktne teema, millest räägivad ainult poliitikud. Need muutuvad väga konkreetselt nähtavaks meie igapäevaelus, meie avalikus ruumis. Ja see sunnib omakorda valitsusi keskenduma täiesti uuele prioriteedile, vajadusele seda avalikku ruumi kaitsta. Ja kuidas see kaitse siis välja näeb? Esiteks, turvameetmed avalikel üritustel on oluliselt suurenenud. Ja siis on need betoonbarrikaadid, näiteks jõuluturgudel. Need on muutunud nii Berliinis kui Stockholmis tavapäraseks. Ja loomulikult tähendab see kõik ka ürituste korraldajatele palju suuremaid kulusid. Need betoonblokkid on saanud justkui visuaalseks sümboliks, teravaks meeldetuletuseks nendest hirmudest, mis ühiskonnas peituvad. Okei, lähme nüüd linnadest eemale. Zoomime välja ja vaatame pilti riiklikul tasandil, sest siin käib hoopis teistsugune lahing. Ja see lahing ei käi mitte kogukondade vahel, vaid otse riikide ja Euroopa Liidu enda vahel. Ja selle konflikti keskmes on üks konkreetne mõiste, mitte liberaalne mudel. Mida see tähendab? Põhimõtteliselt on see poliitiline lähenemine, mis ütleb, et riigi enda suveräänsus ja julgeolek on kõige tähtsamad. Tähtsamad kui rahvusvahelised lepped või isegi Euroopa Liidu reeglid, eriti just rändeküsimuses. Ja selle lähenemise kõige häälekama ja tuntuma istvedaja on kahtlemata Ungari. Ja siin on Ungari peaministri Viktor Orbani enda sõnad, mis võtavad selle hoiaku kokku. Tema jaoks ei ole ränne lihtsalt sotsiaalse probleem, mida peab kuidagi haldama. Tema sõnul on see suurim probleem, mis põhjustab Euroopa Liidu lagunemist. See on eksistentsiaalne oht. Aga mida see poliitiline hoiak siis praktikas tähendab, kuidas see välja näeb, see on tegelikult lugu väga järjekindlast vastupanust, seaduste muutmisest ja lõpuks
pretsedentitust vastasseisust Euroopa Liiduga. Vaatame seda ajajoont. Kõik algas 2015 rändekriisi tipus, kui Ungarisse saabus rekordarv varjupaigataotlusi. Reaktsioon oli kiire, juba 2016 ehitati 175 kilomeetri pikkune piiritara ja võeti vastu seadused, mis kriminaliseerisid ebaseaduslikku piiriületust. Loomulikult ei jäänud see Brüsselis märkamata. Aastal 2020 otsustas Euroopa Kohus, et Ungari varjupaigaseadus on EU õigusega vastuolus ja kuna Ungari seda otsust eeras, jõudis asi 2024. aastal ajaloolise trahvini. Iga samm viis Ungarit EU ühisest joonest kaugemale ja kokkupõrre oli, vältimatu. Ja siin on näha selle poliitika tulemus mustvalgel. Vaadake seda graafikut, see massiivne tulp on aasta 2015. Ja pärast seda praktiliselt 0. Ungari poliitika mõju oli absoluutselt vaildamatu. Varjupaigataotluste arv kukkus põhimõtteliselt üleöö. Aga nagu öeldud, Euroopa Liit ei jäänud lihtsalt pealt vaatama. Nende vastus oli sama kindel ja selleks kasutati kõige võimsamat tööriista, mis neil on, Euroopa kohut. Ja selle tulemuseks olidki pretsedenteeritud rahalised karistused. Kõigepealt ühekordne trahv. Summa 200 miljonit eurot. See pole lihtsalt mingi väike summa, see on tohutu trahv. Ja kohus ise nimetas Ungari tegevust erakordselt tõsiseks EU-õiguse rikkumiseks. See oli väga selge signaal. Reeglite eeramine toob kaasa reaalsed tagajärjed. Aga see polnud veel kõik. Lisaks sellele 200 miljonile määrati täiendav trahv. 1 miljon eurot. Ja mitte lihtsalt 1 miljon, vaid 1 miljon eurot iga päeva eest, mil Ungari jätkab reeglite rikkumist. See on pidev, tiksuv rahaline surve, mille eesmärk on vastupanu murda. Ja Ungari reaktsioon. Nad nimetasid otsust šokeerivaks ja vastuvõttamatuks ja teatasid, et keelduvad endiselt EU rändepakti rakendamast. Nii et siinkohal on selge, et me ei räägi enam ammu lihtsalt mingist juriidilisest vaidlusest. See on fundamentaalne kokkupõrre kahe täiesti erineva nägemuse vahel Euroopa tulevikust. Ja kompromissi, seda ei paista kuskilt. Ja mis on oluline, Ungari ei ole selles kriitikas tegelikult üksi. See nende vastasseis Brüsseliga on lihtsalt kõige teravam näide, aga see peegeldab palju laiemat lõhet, mis jookseb läbi terve Euroopa. Vaadake seda tabelit. Siin on näha, et kriitikud on veel. Näiteks Poola, Tšehhi ja Slovakkia on samuti olnud kohustuslike kvoodide vastu, põhjuseks riiklik suveräänsus. Austria on olnud väga häälekas kriitik, muretsedes julgeoleku pärast. Isegi Taani, kes on tavaliselt reeglite järgija, nõuab rangemaid reegleid, sest nende meelest praegune süsteem lihtsalt ei toimi. Ja siis on muidugi Itaalia, kes on rändesurme eesliinil ja kritiseerib pidevalt solidaarsuse puudumist, tundes, et nad on jäetud ebaõiglaselt suure koormaga üksi. Nii et põhjused on erinevad, aga tulemus on üks. Killustunud ja erimeelsusi täis Euroopa Liit. Ja niimoodi jõuamegi ringiga tagasi algusesse. Meil ongi need 2 kriisi ühel ja samal kontinendil. Üks on see linnakriis, mis keerleb integratsiooni, segregatsiooni ja turvalisuse ümber. Ja teine on see poliitiline kriis, mis keskendub suveräänsusele, piirikontrollile ja juriidilistele lahingutele riikide ja EE vahel. Ja kõige olulisem on mõista, et need 2 toidavad teineteist. Kui integratsioon linnades ebaõnnustub, annab see kütust juurde neile, kes nõuavad rangemat piiripoliitikat. Ja mida karmimaks läheb piiripoliitika, seda sügavamaks muutuvad lõhed ühiskonna sees. See on justkui nõivarang. Ja see jätabki meid lõpuks ühe suure küsimuse ette, mis ongi tegelikult kogu selle kontinendi tuleviku keskmes. Kas Euroopa suudab üldse leida tasakaalu? Tasakaalu inimõiguste, julgeoleku ja oma liikmesriikide suveräänsuse vahel. See on dilemma, millele, olgem ausad, lihtsalt vastust lihtsalt ei ole.